Mina olen Signe Ventsel. Olen täna toimetamas tööandja brändi ja tööandja brändisaadikute persoonibrändi enesejuhtimise valdkonnas. Olen töötanud peaaegu 15 aastat Eesti kõrgharidusmaastikul, juhtinud projekte, arendanud meeskondi, teinud kommunikatsiooni ja turundust, kõik, mis selle perioodi sisse mahub. Täna toimetamas Eesti erinevate organisatsioonide juhtidega, kuidas eristuvalt eesmärke kinni püüda, kuidas eristuvalt toodet või teenust müüa läbi persoonide ja kuidas need meeskonnaliikmed ühes organisatsioonis võiksid olla ennast juhtivad inimesed. Minu enda lemmik mõtteviis on #mõtlen tegutsedes ehk kõik head mõtted tuleb ellu viia ja selleks ei ole vaja oodata paremat päeva või paremat aega, vaid lihtsalt plaan paika ja tegutsema hakata. Olen kirjutanud väga mitmed erinevad artiklid tööandja brändi ja persoonibrändi, brändisaadikute koha pealt ja samamoodi ka enesejuhtimisest palju. Ja nende artiklite kohta leiab informatsiooni minu blogist. Olen läbi viinud ka Eesti juhtide seas persoonibrändi uuringu ja just selle eesmärgiga, et aru saada, kuidas Eesti juhid persoonibrändi hindavad ja nad peavad seda väga-väga tähtsaks. Seega persoonibrändi arendamine ühes organisatsioonis meeskonnas loob väga selge konkurentsieelise ja see aitab tööandja brändi nähtavusele ja saadikuks olemisele ilmselgelt kaasa. Olen välja arendanud ka kalendermärkmiku Olen iseenda boss, mille eesmärgiks on, et inimesed võtaksid väga teadliku aspekti iseenda tööde tegemiste juures ka iseenda arendamisele. Tihtipeale on see eneseareng järeleva päeva olematu osa, mis tegelikult väärtust ei loo. Nii et Olen iseenda boss on see, mis aitab sul eesmärki kinni püüda. Lisaks olen kirjutanud hea koostööpartneriga raamatu naistele. Raamat Julgus luua muutele, mille eesmärk on ühelt poolt anda naistele rohkem julgust ja julgustust oma eesmärkide elluviimisel. Siis olen väga erinevate ettevõtetega teinud koostööd, et kõik need ettevõtted, kelle ma koostööd teinud, ma näen, kuidas see lumepall on veerema läinud, muutused on käima lükatud ja naudivad oma tegemiste tulemusel uut väärtust. Ja võin öelda, et olen juhtide ja meeskondade arengupartner, aitan luua läbi organisatsiooni kultuuri arendamise väärtust.